Head vaatajad, tervitame teid täna Invaru podcastist. Mina olen saatejuht Kärt ja täna on meil külas Alar Hakman, kes on Hortus Medicus eestvedaja ja ühtlasi ka Incrediveri toodete maaletooja. Põhjus, miks siis Alar meil täna külas on väga lihtne. Nimelt Invaru sortimendis on ka Incrediveri tooted ja need Incrediveri tooted ei ole päris tavapärased. Ja miks nad tavapärased ei ole või keda nad aitavad, sellest täna räägimegi. Tere, Alar! Tervist! Räägime Incrediveri toodetest, ehk siis alustuseks küsiksingi ära, et milles seisneb Incrediveri toodete võlu? Incrediveri tooted on tugede sari ja on suudetud välja mõelda selline tugede sari, millel on ka väiksed ravivad omadused. Ja Incrediveri toodetel on termoelektriline võime mõjutada piirkonda, kus sa siis tuge kannad. See baseerub eelkõige kahel elemendil, mida kasutatakse nendes tekstiilides, see on siis germaanium ja süsinik. Ja need mõlemad elemendid omavad nii elektrilise mõjutamise oskust kui ka termilise mõjutamise oskust. Ja nende eeliseks ongi siis see, et see termoelektriline mõju natukene stimuleerib seda piirkonda, kus me tuge kanname. Ja sel omakorda on põletiku ja valu vähendav toime. Olen ka lugenud selle kohta, et tegelikult stimuliseerib nii-öelda veretööd, et täiskasvanud inimeses on umbes 5 liitrit verd, mis on tegelikult tundub nii vähe, sest me oleme nii suured. Et kuidas Incrediveri tooted nagu mõjutavad seda vereringlust ja miks see üldse oluline on? See tuleb hoopis teisest vedelikust, mida meis on palju rohkem. See tuleneb sellest, et 70% meie kehast koosneb veest. Elektriline mõjutus mõjutab veemolekuli. Ja seal on selline nüanss juures, et see veemolekul nüüd selle elektrilise mõjutamise käigus hakkab liigutama. Ja see tähendab seda, et see vesi ei saa seal üksi liigutada, see võtab koed kaasa ja koed hakkavad liigutama. Tekib mikrovibratsioon ja selle vibratsiooni eeliseks ongi see, et kui seda mõnda aega juba on toimunud, siis selle tagajärjel hakkab verevarustus muutuma kiiremaks, sest organism tajub seal mingit sellist väikest nagu ärrituse sarnast asja ja selle tõttu hakkavad siis koed liigutama ja verevarustus muutubki kiiremaks. Ja ühtlasi ma olen aru saanud, et tegelikult see ongi kogu see võti, miks inimesed kiiremini taastuvad. Et raviprotsessis ka, kuidas ma ütlen, mitte ei manipuleerita, vaid kasutatakse seda, et veri hakkaks kiiremini liigutama, selleks, et inimene kiiremini taastuks. Kui päris aus olla, siis asi on natukene veel keerulisem, sest see sama kudede liigutamine on tegelikult see võti, mis paneb organismi paranema. Sest me räägime sageli, vähemalt need tugede koha pealt, me räägime põletikust. Sest see valu, mis meid paneb üldse liigutama, et teha midagi enda kasuks, siis see on tegelikult üks põletiku tunnus. Ja põletikuga valu ei ole ainukene tunnus. On ka turse, on ka soojemnemine selles piirkonnas. On see, et tekib väike punetus. On see, et me liigutame kuidagi kehvemini või me saame halvemini liigutada. Ja nüüd tegelikult esimene asi, mis meie olukorda hakkab muutma paremaks, on see sama kudede liigutamise tagajärjel hakkab meil vähenema turse. Ehk meil ei teki enam seda jäikust nii palju ja me saame hakata lahedamini liigutama. Et see, et selle tagajärjel muutub ka see verevarustus ja lõpptulemusena veel ainevahetus muutub intensiivsemaks, siis see omakorda hakkab tõesti ja summa summarum seda põletikku nagu põletikust välja tulemist kiirendama, aga asja algus on pehmete kudede liikumine, mis siis vähendab nagu turset. Mainisid ka seda, et paistetuse puhul samamoodi aitab, et Invaru toodetest on näiteks ongi põlvetugiside on olemas, ütleme, et on sokid, on ju, et kui nüüd jalad lähevad paiste, et kas sellisel juhul ka aitavad näiteks Incrediveri tooted? Pigem jah. Sest jalad paiste võivad minna erinevatel põhjustel.
et kui inimesel on näiteks mingid veeniprobleemid, siis on oht, et lähevad jalad paiste, kui on lümfiringe probleemid, siis on oht, et lähevad jalad paiste. Kõigil neil juhtudel Incrediver aitab, aga sealt tuleb tegeleda natukene juhtumi kaupa, sellepärast et sageli on vaja veel mingit sekkumist. Et ainult Incrediverist ei piisa, aga nende vaegustega võitlemiseks Incrediverist on väga-väga palju abi. Ehk siis veenilaiendid ei üldse probleem, et ei võiks Incrediveri kasutada? Jaa, aga sellisel juhul ütlen ka otse ära, et esimene valik veenilaiendite korral on kompressioontoode. Et veenilaiendite õnnetus on see, et veenidel ei ole mehhanismi, mis takistaks vere tagasivoolu ja veenilaiendite korral veen laieneb ja veenide sees on klapid, mis peaksid ulatuma vastu vastasseina, mis siis ei lase verel joosta tagasi. Veenilaienди korral klapid enam ei ulatu vastasseina ja sealt kaudu hakkab veri vaikselt vajuma tagasi ja see tekitab meis probleemi. Nüüd seda saab lahendada ainult kompressioontootega. Ehk sa kannad kas siis kompressioonpõlvikuid, sukki, sukkpükse, mis sulle eales ette on nagu nähtud ja kui sul on vaegused, siis sa kannad Incrediveri veel lisaks. Aga just nimelt sa kannad seda kompressioontoote peal. Üks ei asenda teist. Ehk siis kompressioontoode alla ja Incrediver peale? Nii on. Kuidas selle Incrediveri toodetega on, et kas seal on mingisugune vanusepiirang, et lastele ei sobi või see sobib nagu näiteks ütleme alates väikestest lastest kuni eakateni välja? Ei ole vanusepiirangud. See põhimõtteliselt võib kanda igaüks, kes iganes vajab seda toodet. Küll Incrediveri tooted on tehtud eelkõige täiskasvanutele mõeldes. Ja vahest laste puhul tuleb hea lahenduse leidmiseks olla, ütleme, kreatiivne. Ehk lihtne näide, et väiksema lapse korral me oleme kasutanud inimese või käsivarresidet, aga kasutanud seda põlve peal, sest lihtsalt põlvetugi jääb liiga suureks. Aga vanuselist piirangut ei ole. Kas üldse see mõjutab raviomadusi, kui võtta vales suuruses Incrediveri toode? Toimet ei mõjuta. Toime on ikka olemas. Küll ma ei tea, miks peaks võtma vales mõõdus toote. Selles mõttes, et kas on liiga suur, nagu see Incrediveri toode on liiga pingul või on siis on liiga lohvakas? No liiga pingul inimene tõenäoliselt väga pikalt ei kasuta, sest ta lihtsalt soonib ja see on ebamugav ja ma arvan, et see ei ole isegi teema. Kui on liiga lohvakas, siis on oht lihtsalt see, et sa pead hakkama teda liiga sageli korrigeerima ehk tõstma üles, sest kõik asjad tikuvad meil maapinna poole kiskuma tulenevalt gravitatsioonist. Sul on lihtsalt ebamugavam, aga toime suhtes ei mängi see mitte mingit rolli. Üks ehedam näide on see, et olen kasutanud korsetti turja all, sest turja piirkonnas oli valus ja ühtegi head lahendust muud pähe ei tulnud, kui lihtsalt panid korseti turja alla ja lamasid lihtsalt selle peal. Täiesti vale kasutus, sihtotstarve ei klappinud, aga töötas väga toredasti. Ehk siis tegelikult oli abi? Jaa. Uskumatu. See oli mulle ka uskumatu. Aga sa oled tegelikult teisi tooteid ka kasutanud ise, et kuidas sina endale näiteks oled valinud Incrediveri tooteid? Vajaduse põhiselt. Incrediveriga on see tore lugu, et meil ei ole väga palju tooteid. Meil on ühe piirkonna jaoks sageli kas 1 või 2 lahendust ainult, sest eesmärk ei ole mingeid funktsionaalseid jubinaid panna tootele juurde, et alla on see toime ja meil kantakse tugesi. Mina armastan öelda, et ärge kantke neid kui tugesi, vaid kantke kui põletiku vastast vahendid. Et see on natukene teistsugune fookus ja üldiselt niiviisi, et neid tooteid valida ei ole keeruline. Võib-olla sellele, ütleme, suurusele peaks panema rõhku, et suurus võiks olla õige. Sest siin on üks nüanss, et tulenevalt just sellest toimest mina soovitan neid tooteid kasutada ka öösel. Ja öösel tuleb arvestada seda, et kui sa näiteks oled omale ostnud põlvetoe, mis on väga tihkelt ümber ja paras just käia on väga hea, ta püsib väga hästi üleval, siis öösel, kui meil lihased hakkavad lõtvama, siis ta võib hakata väga kergesti soonima.
et sellepärast peaks see toode olema mugav nii öösel kui päeval. Aga kuidas sa ise ikkagi valid neid tooteid, et kas sa paned näiteks sõrmed vahele, et peab olema mingisugune puhverruum või mida sina jälgid toodete puhul? Iga toote puhul on teatud märgid, mida nagu jälgida. No jälle see põlvetoe näide kõige lihtsam on see, et jälgimisreies toimub või reie kohal, kus toode lõpeb, et kas sinna tekib vorp või mitte. Kui see vorp tekib juba päevasel ajal, siis öösel hakkab segama. Üldiselt muus osas seal midagi nagu pööraselt keerulist ei ole, et inimene proovib peale, ta saab kohe aru, et opladi, see on minu mõõt, mul on seal paras siuke hea enesetunne. Jah, nii see käibki, aga tõsi see on, et ma olen ise väga paljusid neist toodetest kasutanud, et nagu ma ise neid asju ei katsetaks, siis kes see teine peaks, no just, nii on. Aga kui me räägime nüüd vigastustest, et hästi sageli näiteks pallimängud on niisugused asjad, kus juhtub erinevaid asju või üleüldse, et elus juhtub nii-öelda tegevuse käigus, ehk siis mida sa ütled, et kui on vana vigastus all või kui on üleüldse mingi vigastus, mis on värskelt ära paranenud, kas võib Incrediveri tooteid kasutada? Ja muidugi. Sest see, et kui siuke küsimus tekib õhku, et mul on vana vigastus all, et kas ma võin kasutada, siis see tähendab seda, et see vana vigastus annab sulle mingit tundmust. Ja see viitab sellele, et see asi ei ole veel läbi. Ja ilmselgelt soovitan seda Incrediveri kanda, sest ühtepidi Incrediveril on veel väike omadus pärssida valu. Ja tegelikult saab sellega väga-väga hästi hakkama. See tuleneb germaaniumi omadusest pärssida prostaglandiini teket. Prostaglandiin on põletiku koldes tekkiv aine, mida nimetatakse põletiku mediaatoriks. Ja üks ülesanne, mis temal on see, et ta viib aiu signaali, et hakka seda piirkonda valutama. Sest kui me arvame, et valu tekib seal piirkonnas, kus meil valutab, siis ei, valu tekib peas. Et selleks on olemas siis aine, mis annab informatsiooni, et tuleb valutada ja germaaniumil mingil põhjusel on suutlikkus pärssida selle aine teket, ehk meie valufoon muutub madalamaks. Ja nüüd, kui sul ongi kas või see vana vigastus, tõenäoliselt see teeb valu, siis on väga mõistlik seda Incrediveri kanda. Ja sellega seoses ma ütleks isegi seda, et tasub kanda kauem. Et kui su vaegused on ka üle läinud, siis igal juhul tasub kanda nädalaid kauem, sest organismis iga asi võtab aega. Ka see paranemine võtab aega. Ja isegi kui ma ise tunneme ennast juba hästi, siis see paranemine tegelikult toimub edasi. Incrediverist rääkides, et kas on üldse võimalik seda kasutada aastaringselt, et kui on, ütleme, suvel väga palav periood või on talvel väga külm periood, et kas ta toimib ühtemoodi või on seal mingid nüansid sees? Seal on nüansid sees, kasutamise seisukohalt ei mängi nüüd mitte mingit rolli. Näiteks siuke nüanss on sees, et kui Incrediver teha märjaks ja panna märjana endale peale, siis inimene sageli tajub külma. Ta muutub aktiivsemaks kui kuivast peast. Aga ütleme, ravi seisukohalt ei mängi see rolli, et see on lihtsalt siuke asi, mida saab trikitada või et inimesel tekibki jahe tunne ja tunneb ennast mõnusamalt. Ma olen seda soovitanud sportlastel, kellel võib tekkida siuke, ütleme, väga suur valu, siis see külma tunne võib anda nagu leevendust. Et järjekordselt ta tegelikult seda valu väga ei mõjuta, aga meil endal on kergem olla. Et üldiselt ilm on asi, mis ei mõjuta seda Incrediveri kasutamist liiga palju, sest ta mõjutab organismi küll. Lihtsalt näitan, mul on paar perearsti, kes on ostnud pindad selleks, et käia jääaugust kala püüdmas. Sest neil lähevad jäsemed hoolimata külmast, lähevad natukene soemaks. Sokkidega on sama lugu, neid kantakse sellistel puhkudel, kui inimene külmetab, aga saab ka kasutada siis, kui inimene liighigistab. Sest me rääkisime siin sellest verevarustuse paranemisest. Verevarustuse paranemine eelkõige mõjutab termoregulatsiooni.
ehk seal, kus on külm, sinna ta tekitab rohkem sooja, seal, kus on liiga soe, seal ta kannab seda soojust ühest piirkonnast minema ja hoopis jahutab. Et üldiselt jah, kanda võib absoluutselt igas olukorras, seal ei mängi mitte mingisugust rolli. Kas sellel on ka mingisugune efekt, kui on trenni järgselt säärelihased valusad või tavaliselt öeldakse, et kasutage magneesiumi, aga kas sellel on ka mingisugune leevendav mõju? Muidugi on, et valu on põletiku üks tunnus. See, mida me tunneme peale väikest ülekoormust, on ka tegelikult põletik. Ta ei ole põletik sellisel kujul, nagu reeglini me aru saame, et kuule, et mul on mingi koht on põletik, see tähendab, et põletikus see on üks koht, väike koht, suuresti põletikus valutab hullu pööra. Selliste ülepingutuste puhul tekib väike põletik suurel alal ja toime täpselt samasugune. Incrediveri kandmine hakkab vähendama raudselt seda valu, aga tegelikkuses ka seda väikest turset, mis meil tegelikult seda pakitsust või seda valu üldse nagu põhjustab. Et igal juhul. Mis sinu praegune praktika ütleb, et kui kaua sina oled keskmiselt peal hoidnud neid tooteid? Kuigi see on nii-öelda vajaduspõhine, aga siiski, et mis see keskmine võiks olla? Kanda võib 24/7, ma ütlen pigem nii. Selliseid keskmiseid ei ole olemas, et minu lihtne näide on näiteks see, et mina kannan kindaid iga jumala öö juba 2 aastat, sest mul on karpaalkanali sündroom, öösiti tikuvad näpud ära surema ja ma kontrollin seda haigust kindaid kandes. Ja ma saan iga kord veendumuse, et kindad töötavad, kui ma unustan nad kätte panemata, sest siis on näpud surnud. Et üldiselt on ikkagi see, et teda kanda võibki 24/7. Põlvetoe näide jälle. Üks levinumaid põhjuseid, miks inimesed meie põlvetugesi kannavad, on gonartroos ehk põlveliigese kulumine, mille kõige suurem probleem on valu. Kulunud liiges ei ole organismi mõistes mingi probleem. Ta võib olla kulunud kui palju tahes, see ei muuda organismis mitte midagi, aga see tekkinud valu on inimeste jaoks probleem. Ja siis inimesed kannavad aastast aastasse ööl kui päeval ja lihtsalt kannavad, sest nad kannavad teda kui valu vaigistavat vahendit. Aga kuidas on ennetamisega, et kas seda võib ka nagu ennetamiseks kasutada? Mulle väga meeldiks, kui inimesed kasutaks neid ennetamiseks. Sellepärast, et Incrediver on isegi 2016 ja 2020 teinud 2 profiklubis katse. Üks neist oli USA rugby-klubi ja teine oli Kölnis asuv Bologna futiklubi või jalgpalliklubi. Uuriti siis seda, et põhimõtteliselt sportlased kandma meie tugesi lihtsalt profülaktiliselt. Ilma ühegi põhjuseta lihtsalt nad magasid meie retuusidega, kasutasid meie neid käiseid, sokke ja aasta pärast siis võeti kokku võrdlus üle-eelmise aasta ja nüüd siis möödunud aasta jooksul. Ja mis oli üks huvitav asi, oli see, et selgus, et pehmete kudede vigastused langesid 30%. Ja me räägime rugbyst, me räägime jalgpallist, kus inimesed on professionaalsed iseenda lõhkujad. Täpselt. Ja ilmselgelt on Incrediveri tooted nad on pehmed, nad ei hoia ühtegi traumat ära. See ei ole lihtsalt võimalik. Ja selle selgitus on põhimõtteliselt see, et nende Incrediveri toodete kandmine muutis nende konsistentsi, lihaskonsistentsi nii palju elastsemaks ja paremaks, et nad lihtsalt traumeerusid vähem. Ja see nagu näitab seda, mis potentsiaal tegelikult sellel ettekandmisel on, mis seal salata, preventsioon ei ole ei Eestis ega mujal maailmas liiga ütleme kasutatav lugu. Et sinna läheb vist kõvasti aega, enne kui inimesed hakkavad seda nagu tegema, et me ikkagi tegeleme tavaliselt tagajärgedega, mitte ei tee midagi ette. Nagu ikka, nagu esimene lumi, tead küll, et tuleb, aga ega ennem ei liiguta, kui on päriselt käes on ju. Õnneks lumi paneb kiiremini liigutama. Tõsi. Ja kas on mingisugune moodus ka või nipp, kuidas neid hooldada? Seal ei ole mingit nippi. Pane teiste riietega koos pessu ja pese täiesti rahumeeli. Incrediveri tooted on täiesti üllatavalt hea kvaliteediga. Nad kestavad aastaid, see toime kestab aastaid.
Ja see tähendab ka seda, et tooted, millel on olemas siis need krõpsud või siis krõpsude korral siiralt soovitan pange asjad kotti, pesukotti, sest need krõpsud muidu võivad lõhkuda su ülejäänud riided ära. Aga midagi muuta ei nõua. Mida ma soovitan vältida on kuivati, sest kuiv kuumus võib olla see, mis hakkab neid elemente nagu sealt tootest välja sulatama. Aga kui sa seda väldid või teed seda väga harva, siis need asjad kestavad aastaid. Jälle oma kogemust järgi mul on 10 aastat vana käsivarre side, mis töötab siiamaani. Ehk siis tegelikult väga pikaealine. On jah. Kas on mingisugused välistused, millal ei tohiks kasutada? Uuringutest ei ole mitte midagi ei ole välja tulnud, selles mõttes, et Incrediver jälle tulenevalt sellest, et meil on tooted, millel on toime ja mis on salatas, et toime on päris uus, siis nad teevad kõvasti juba kliinilisi uuringuid. Ja hetkel nüüd paljud neist uuringutest käivad, üksikud on lõpetatud ja ega sealt ei ole välja tulnud ühtegi kõrvalmõju. Mis on nagu asi, mille puhul ma soovitaks olla ettevaatlik, on pahaloomuline kasvaja otse all. Et see on nagu üks asi, mida, kus tuleb lihtsalt olla ettevaatlik. Kuigi viimased uuringud näitavad, et verevarustust parandavad protseduurid või stimuleerivad protseduurid ei oma pahaloomulise kasvaja rakkudel mingit mõju. Aga võib ärritada, on ju? Igaks juhuks. Sest see on lihtsalt diagnoos on kole, on ju, ja igaks juhuks inimene võiks olla nagu ettevaatlik, aga mul on patsiente, kes kannavad ja võtavadki lihtsalt teadlikult, ega nagu ikka elus, sa pead kuulama, mis su organism ütleb või teeb. Ja õnneks need inimesed on ka korraliku arstliku järelevalve all. Aga ma tean, et kardetakse südamestimulaatorit, et mul on südamestimulaator, et kas ma võin kanda, jah, võid kanda. Kardetakse seda, et mul on juba endoprotees, ehk mul on kas põlveliiges või puusaliiges vahetatud, mis nüüd saab, midagi ei saa, sellepärast, et kui nüüd päris aus olla, see elektromagnetväli, millega Incrediver ennast nagu mõjutab, on tunduvalt väiksem kui see, mis tekib liftis või kontserdil. Aga see, kui seal on igasugused magnetväljad ja asjad, et ega ta nüüd piiksuma ei hakka, kui ma lennukisse lähen sellega? Ei. Siukseid asju ei juhtu? Seda on küll küsitud korduvalt, ei hakka. Ei hakka. See üldiselt lennukisse minek või jah, ütleme lennukis otsitakse metalli. Süsinik ja germaanium on poolmetallid. Et nad ei oma sellist magnetiseeruvat mõju tegelikult. See elektriline mõju, mida need tooted tekitavad, on tegelikult elektromagnetiline, see ei ole magneetiline ja sellele ei reageeri ükski detektor. Kas siuke asi on võimalik, et kui nüüd liiga kaua neid tugisidemeid kasutada, et lihased lähevad laisaks, kuna neil on kogu aeg see tugi peal olnud? See on üks huvitav teema. Seda hästi palju räägitakse, et see nii on. Ja mina ütlen, et see ei ole nii. See üldiselt siuke asi peab paika kahel juhul. Kui me kasutame korsetti ja kui me kasutame kaelatuge. Et need mõlemad ortoosid on sellised, mis vähendavad lihastel vajadust ise liigutada. Aga need on ka ainukesed 2 toodet, mis reaalselt sellist toimet nagu omavad. Kui me ei räägi päris kipsist või sellistest asjadest, mis ei võimalda üldse liigutamist, me vastupidised, meie tooted just nimelt võimaldavad sul liikumist ja minu loogika ütleb seda, et kui ma võtan inimesel valu vähemaks, siis ta liigub hoopis rohkem ja lihas ei saa kuidagi liikumise käigus nagu atrofeeruda või järgi, ütleme, nõrgemaks jääda. Et see on müüt, see on kindlalt müüt. Korseti puhul jah, kaelatoe puhul jah. Aga mida siis teha, et kui ongi korseti järgi vajadus, et kuidas seda ennetada?
Seda ei saa ennetada, seda tuleb teadvustada, sest ütleme niimoodi, et kui sul on kergem vigastus selles seljapiirkonnas, mis ongi need igasugused kettavigastused, on ju, diskiprolapsid ja mis siin kõik on, siis nendel puhkudel tegelikult ei ole vajadus seda korsetti kanda kauem kui võib-olla paar nädalat. Paari nädalaga ei toimu mitte midagi hullu. See hull hakkab tekkima, ütleme, suurusjärgus kuu kuni pooleteise jooksul. Aga nii kaua kannavad korsetti reeglina väga raskete diagnoosidega inimesed, et kas ongi metastaasid või on tuberkuloos või on luumurd. Ja sellistel puhkudel see, et mul selg võib jääda ravi käigus nõrgemaks, kõige väiksem probleem. Aga muu on teadvustamise küsimus, lihtsalt ära kanna teda kogu aeg, et kanna see aeg, mis sul on reaalselt vaja ja kui juba selg kannab ennast ise, ära enam kanna. Et ise nii öelda tunnetuslik küsimus on ju, enesetunde küsimus. Ja teadvustamine, et ma pika kandmisega teen endale liiga. Aga mis praegu sinu praktika ütleb, et milliseid tooteid kõige rohkem kasutatakse? No põlvetugi on igal juhul Põhiline. nagu ja sealt edasi meil, ütleme see, et meil on olemas ka kindad ja sokid, millel on nagu mingi mõte kanda, siis need on järgmised asjad, mida üsna palju kantakse. Aga üldiselt meil väga suurt nagu vahet ei ole. Jah, võib-olla ostetakse rohkem neid asju, millel on haigekassa soodustus. Ja Sisuliselt on ju kõigil toodetel välja arvatud kindad ja sokid. Sisuliselt kõik, jah, suuremad liigese toed on haigekassa soodustuse ka. Ja keegi toreduse pärast asju ei osta ka, tuleks ostetakse ikka vajaduse põhiselt, et mul on seal piirkonnas probleem, siis ma ostan selle piirkonna asja. Kui rääkida nüüd näiteks kontoriinimestest, kellel ongi võib-olla sõrmedega töö, on ju, nad kasutavad väga palju hiirt, neile tekib selline sundasend. Et kas sellisel juhul ka aitavad need kindad? No tegelikult on see, et sundasend ei ole ju mingi probleem, mingid vaegused on probleem. Ja üldiselt see arvutihiire haigus ehk karpaalkanali sündroom on saanud oma arvutihiire haiguse ju sellepärast, et enamalt jaolt seda esineb kontoritöötajatel sundasendi tõttu. Ja siis inimene tegelikult võiks tegeleda selle sundasendiga, et nii nagu soovitatakse, et iga 3 tundi takka ikkagi püsti liigu ja see on harjutused on nagu mõistlik. Ja. Harjutused muidugi on toredad, kui meist keegi viitsiks neid teha. Et inimene on loomult laisk, et ta ikkagi ei tee. Ja kui nüüd lõpuks leitakse, et on vaja harjutusi hakata tegema, siis on vaja seda teha mahus. Ja võt see on probleem, suuremas mahus. Et sa lihtsalt, et ma natukene liigutan, ei mängi rolli. Üldiselt karpaalkanali sündroom, mis arvuti inimestel võib tekkida, see hakkab andma vaegusi öösiti. Tulenevalt sellest, et me öösel ei liiguta, siis on paistetuse tekkimise võimalus ja sealt litsutakse närv ära ja sealt hakkab ka näppude kadumine ja nii edasi. Nii nagu minu puhul on, kuigi mul on vist eelsoodumus ka. Ma arvan, see arvutihiire või ütleme arvutitöötajal, kui tal ei ole vaegusi, siis tal ei ole vast vajadust ka kasutada. Ja üldiselt tegelikult need probleemid, kas või selle sama karpaalkanaliga ei teki ainult sellest sundasendist, et see tekib mitmetest asjadest, seal on mingid vibratsioonid mängus, seal on mingid kroonilised teatud sellised keeravad liigutused mängus, mida inimesed lihtsalt elu tõttu teevad. Et see on selline kompleksne asi. Aga jälle, kui sul häda on käes, siiras soovitus, osta kindad, kanna öösiti. Öö on ülipikk aeg, kui need toed teevad oma tööd ja sina ise magad kõik selle maha. Ja see on väga hea point, sellepärast, et öeldakse ka, et kui inimene lamab, siis puhkeasendis kas või 15 minutit hakkab keha juba teisiti reageerima. Energiat tuleb juurde ja reaktsioonid on teised. Jah, aga ma ütlen, et selle sama turse seisukohalt siis öösel see turse tekibki. Ja kuidas sa ise endale karpaalkanali sündroomi nagu avastasid? Ei mis seal hamastada on see, et sa hakkad öösiti üles ärkama, avastada, et näpud on kadunud, väike näpp on alles, ülejäänud näpud on kadunud ja nii lihtne see ongi. Kui nädal aega oli seda iga jumala öö juba toimunud, siis mul oli pilt selge, et topladi selles asi on. Ma ei ole arstil käinud, sellepärast, et valus ei ole.
puhtalt suremine on hetkel veel, on ju, et siis ma ei näe ka väga vajadust sekkuda. Aga ma ütlen ka seda, et nii võimas see Incrediver raudselt ei ole, et ta selle välja ravib. Et praegu on lihtsalt potentsiaalselt kunagi on vaja minna lõikusele, aga ta leevendab siiski? Ta ajab mul võimaluse seda võimalikku lõikust kõvasti edasi lükata. Mida sa ütled neile, kellel jalad pidevalt külmetavad, et vahet pole, toas on 23-25 kraadi sooja ja jalad külmetavad. Et kas need sokid aitavad? Ja nendel inimestel sageli on vaja nii sokke kui kindaid, sest see puudutab nii jalgu kui käsi. Seda külmetamist ju tegelikult nimetatakse Renault haiguseks, aga nukker on see, et see on küll ära kirjeldatud, mis haigusega tegu on, aga põhjust ei teata, ravi ei ole. Me oleme vist ühed vähesed lahendused nende inimeste jaoks üldse. Ja see reeglina hõlmab nii jalgu kui käsi. Et need on ikkagi nagu paarisrakend? Ta tikub nii olema, jah. Ta on perifeerse verevarustuse häire, põhimõtteliselt ta tähendab seda, et su kapillaarne verevarustus enamalt teod seisab, mitte ei liigu. Ja seda saab siis lihtsalt natukene tagant sudida ja muuta natukene intensiivsemaks seda verevarustust. Ja see võib olla inimeste jaoks kas või sellisel kujul leevendus, et ma tean, üks inimene andis tagasisidet, et näpuotsad olid sinnamaani valged, hakkas kindaid kasutama, kogu aeg oli kuidagi ärritunud, et ei lähe käed soojaks, aga ühel hetkel avastas, et näpuotsad on roosad, mis on ilmselgelt parem seis kui valge. Ja siis ta ütles, et kuule, toredad asjad on. Aga kuidas on jooksjatega, kas need sokid on sobilikud nii matkajale, jooksjale kui ka ütleme igapäevaseks kasutamiseks? Jaa, on muidugi. Ja jälle, kui tegevus on ekstreemne, kas sa lähed välisreisile näiteks ja käid 4 korda rohkem kui muidu igapäevaselt või lähed sa matkale, teed enam-vähem seda sama, aga veel hulludes tingimustes, siis minu soovitus on see, et matkamine ära ja jäta need sokid jalga, sest sa lihtsalt öösel taastud oluliselt kiiremini. Aga see ei tekita mingisugust higistamist või midagi, et juhul kui ongi välised temperatuurid nii palavad? Ta pigem sellistel juhtudel ta vähendab higistamist. Et muidugi mingi hetk võib inimene tajuda, et higistamine on ka suurem, aga üldiselt nendes sihukeste hulludes olukordades, kui inimese probleemiks on higistamine, siis seda ta suudab hoopis vähendada. Sest see verevarustuse parandamine on hästi universaalne mõiste. Selle all võiks mõista sadu erinevaid asju. Mida Incrediver teeb, on just nimelt see, et ta intensiivistab seda ainevahetuslikku verevarustust ja sellel reeglina on omadus just nimelt normaliseerida temperatuuri. Me ei saa rääkida sellest, et ta tingimata peab soojendama või et ta tingimata peaks jahutama, aga ta normaliseerib. Kasutades siis organismist tulevad seda verd, mis siis kas siis jäseme jaoks seekord on soe või teine kord on ta jälle jahe on. Kas see on võimalik, et nende sokkidega tegelikult on ka hõõrumist vähem? No kui higistamist vähendada, vaata sellel võib olla mingi efekt. Aga ma reklaamlauseks seda ei paneks. Okei, lihtsalt see kõlab väga loogiliselt, ma selle pärast küsin. Hästi raske, sealt on juba hästi raske seda mehhanismi välja pakkuda, aga tule ja proovid on abivahend. Ta võib sind aidata. Suur tänu, Alar. Mulle tundub, et selle lausega tule ja proovime lõpetamegi täna, sest meil on täielik ülevaade Incrediveri toodetest, milles nende eripära seisneb ja enamus tooteid saab siis ka soodustusega. Aitäh! Aitäh!